No tere, Rauno! Tere, tere! Mis me täna teeme? Sõidame. Kus me oleme? Siukses prooviväljakul. Taga on näha need liivatüünid. Millega me täna sõidame? No, ilusa Rootsi autoga. Päris ägeda autoga sõidame. Näitame teistele ka. Ma arvan küll. Täna sõidame sellega. No, vaatame siis ümbert ringi, mis autos on siuke. Päris äge suur auto. Peaks selle väiksema peale panema. Mitmesed 21 korralikud rehvid. Mis tal oli? 360 kaamerad, eks? Tee luuk lahti. Sa raisk jalaga puhar. Aba. Ruumi on nagu meeletu. Siin on taga ka istmed ikkagi. Mõne? Ette siin. Vaata turvavööd ja värgid. Aga seda kärukonks ei ole või? Ikka on, ma arvan. See peab kuidagi automaatselt tulema. Siin. See on see üles tõstmine. Nuka, vajuta seda. Kuidas ta alla läheb? Ja läheb alla. Vaatan, kui madalaks läheb. Aga ainult taguots läheb alla, üle esiotsa ei lähe alla. Jaa, aga ma vajutangi, et tagaots läheb. Nihu jassib. Tõsta üles ennast. Täitsa vägev. Väga vinge. Täitsa nagu riistama, jah? Mis meil siin huvitad on siis ka? Mitte midagi. Laadimisjuhtmed ainult. Tahad omal uut harja? Mis siin on? Väga vale ratas. Ma ei usu, et seal on ratas. Siin on ka. Balloon ja värgid. Mille jaoks see balloon on? See on õhu jaoks, õhukompressor vist. Ja. No ma mõtlen too balloon seal. 2 balloonikest. Ma rääkisin sellest. No see on see rattaparanduse see balloon. Peaks olema. No. Jah. Kohe kõik asjad kaasas. Vaata õige Rootsi auto küle. Vaatame sisse ka. Nagu julge. Oi kurat, siin on istmed. Nii, neid saab vist siin liigutada. Päris raskelt käib. Või see ongi juba siin ees põhjas või? Vaata, ma olen teiselt poolt. Liigub, jah? Ja see liigub. Puutetundlik. Ja, see oli puutetundlik, ma proovisin seda. Aga see praegust ei tööta, ma ei tea, kuidas ta töötab. Ma ei saanud äkki aru. Näed. Vajutasin lukku peale ja siis läks. Siin on ainult soojendus, seda ei olegi. Ja siin, ei tead, mis siin mind ajas naerma? Siin ei ole seda standard, seda suitsu või seda süütajat. Siin on 2 piisikest kuljat. See ajas mind nii naerma. Type-C kõre. Jah. See ajas mind naerma. Lööme tagaistme ka lahti, vaatame. Tegelikult siis peab selle eest ära tõstma. Ma ei tea. Vaata selle hops tea kokku. Siis peab selle eest ära tõstma. Ja, näe, istmed on täitsa olemas. No ja palju ruumi on siis taga? Vaatame. Minule kui meeter 85-le. Väga mugav. Nagu 7 istuks. Ainuke, mida siin ei ole, on soft close. Kuule, seda jah siin huvitav, et ei olnud. Ma ei saanud ka sellest naljast aru. Ei ole. Ja pärase nali. No vaatame. Siit on hea vaadata, radikas on küll meeletult kaugel seal kuskil. Siin on nagu mootori jaoks veel palju ruumine. Seda ma ei tõsta enam alla, kurat. Ma ei ole nii pikk. See on nii küll hea reis. Aga kuidas sa tõstad? Konks on ju ulatada lukuni. Külje pealt kuskilt. Ära ennast ära määri. Oi jah, see tuli päris hästi lahtine. 2-liitrine pistik hübriid. Mis siit ikka aru saada, mootor nagu mootor.
kus see õlivaras on huvitav? Väga vaikselt teeb. Seda õlivarast näed kuskil või? Ma ei tea arvane. Mootoripuksid on küll vägevad. Uuel autol minu meelest ei olegi õlivarast. Ta peaks sensoritega olema, ei või? Ei kommentaari. Jaa. Need on koja, veed on kojamehe sees. Ei oska kinni ka panna. Läks kinni või? Okei. No, lähme vaatame sees siis. Mis meil see on? Oi, kui ilus, kurat. Värk kõik. Elektriline kõik, värgid, särgid. Istmed. Ventilatsioonid. Pepu on hea jahe. Ei kurat, kui ilus auto on. Alustame sellest, et kuna... Meil on vaata dokumente vaja, mis mulle enne meeldis. Kuidas me selle jama lahti teeme? Nüüd läks küll asi katki. Aga siin pidavat olema nupuke. Väga huvitav. Op, ja tuleb lahti. No, ütleme aastalt, et ma alguses ikka tükk aega otsisin seda nuppu. Et seda lahti saada. No, eks nad kõik see on taaskasutusvärk ja siin on kõik mõnus, pehme, äge. Ilus kõik siin. Värgid, särgid. Mis meil tagumine kõik on sees? Ei ole. Okei. Nii, siin on muidugi... No, siin on väga tark multimeedia. Vaata. Siin mulle meeldis see, et siin on need veis kõik sisse installeeritud juba, et mingid Android nagu seda. Spotify, YouTube'id, kohe saad kõike kasutada. Net peaks olemas olema. Muidugi esimese korraga, kui autos istud, siis on vau-efekt, sest sul on nii palju erinevaid seadeid. Sa pead midagi üles leidma, see on nagu... Jaa. Intensiivsus. Ja muidu täitsa äge masin. Mulle väga meeldib. Kuuled. Ohutuli vilgub, tead seda või? Ohutuli? Jah, see siin. Ma näen kaamerast, et ta vilgub. Aga ei vilgu? Siin ta ei vilgu, kaameras vilgub. Huvitav, mis meil siin on? Siin on meil ka mõned pistikud. Ei ole nii väga sügav see asi, aga siin kummi all on huvitav, vaatame. Mitte midagi ei ole seal. Tungrauarežiim. Siia käib see normaalne sisse. Tungrauarežiim. Tõstmine siis keelab automaatse tasakaalustamise. Salongi valgus saab valida vist. Kuuled, see luugivärk, see käis niimoodi, et hoidma. Ja see ei ole nupp. See on... Sa pead ikka nii tegema. Oota. No. Okei. No see võtab ikka nagu aega, et aru saada, kuidas see käib. Kas ta läheb 100%? Ei, ta vist rohkem ei lähegi. Ja pead libistama sõrmega, see võtab aega. See ikka võtab aega, et kuna selgeks saada. Siin on mingisugused kõlaritargid või mina ei tea. Täitsa nagu peegel. Noh, jah. Mis meil seal huvitad on siis? Palju läbisõit on siis? 180, ei, see on hetke oma. Ma ei teagi palju praegu läbisõit on. Kus seda vaadata? Ma ei tea. Juhtme vaba laadimine. Oota korra. Mul peaks hakkama kohe... Siin on päris siukene, muidugi ilus, vanale pidi ilusam olema, aga see on ka päris tore. See on ka midagi vilgub kuskil. Näed jah, see vilgub. Siin all ka midagi vilgub, ma ei tea. On mingid andurid kindlasti, mida saab kätega regullida äkki. Kaassõit ja istme reguleerimine. Ma saan sinu istet reguleerida. Kuule, ära mind nüüd puuta. Las ma siin istu mugavalt. Oota, ma tahan näha, kas see on tõesti võimalik. No, muidugi on, näed, selle sama nupuga. Jaa, aga siin on kaassõitme istme reguleerimine. Käis laks ära! Mis juhtus?
midagi, peatoed kukkusid alla. Siuke latakas käid ära. Ta ise üles ei tõsta või? Peatoe voltimine. See on raisk. Hetkel ei näe küll, jah. Päris hea laks käis ära praegu, mõtlesin, et uus auto läks katki. Siin on... No ühesõnaga siin annab ikka ronida, siin on ikka kõike. Ja see on nagu tundub nagu Android ikkagi. Ikka korralik, jah. Vähemalt töötab hästi, vaata, et päris hästi tundlik ja ei pidurda ei midagi. Ja päris kiire, jah. Kõik, mida tahad, kõike saad kohe, vaatame, YouTube'i viskab lahti. No sa pead selle ühendama, Wi-Fi talle andma. You are offline. Ja sa pead talle Wi-Fi andma. Selge, aga vaatame, kuidas sõita siis on. Ma panen turvavööga peale. No hea küll. Vaikselt siin Männiku kandis liigume. Näed, rekkad lendavad. Ma arvan, sa neid sealt ei näe. Nuka pealt. Madalaks ka mingi kiirusega automaatselt. Kurat edasi, jah. Ei noh, ilus. Ja nüüd tõstis madalaks. Võimalused alle. Mis võimalused saad talle anda? Ennast tõestada. Ka maast võisab. No, eks ta ikkagi... 21 tolli on tunda, et... No ikka. Viits järsem. Mingist lihtsast Liivamäest vaatame, kas ta üles saab. Kui hea see nelikvedu on Volvol. Ja võtaks mingi paar kaadrit väljas siis. Ja seest poolt. Ja siis ma arvan, aitab küll. Palju sa ikka siin piinad seda? Ega rahvas ju ei lähe tõsist off-roadi tegema siukse masina. No, ma arvan, me mingi autoga ikka käisime. Ei, no meie käisime muidugi. Q8-ga näiteks. Ei teinud ka nii tõsist off-roadi. No ikka tegime küll. No natukene. No ikka korralikult. Off-road nüüd tuleb sealt tolmupilv kohe. Oi. Nüüd lähme tolmuseks. Jah, rekka läks mööda, mitte midagi pole näha. Aga kui me... Kas meil seda... Mingisugust seda... Õhu seda puhastust enam? Et me luugi kinni panime. No jaa, aga sa ju ei tunne praegu tolmu ega midagi. Ta ju ikkagi mingi EPA filter peaks ikka vahel olema, ma arvan. No võib-olla, jah. Su ratas läheb, et... Jah, kapotisist. Et kuna sa istud ikkagi päris kõrgel, et siis päris kõike sa ju ei näe, mis rattal tõutu. Oota, jää korra seisma. Pole hullu midagi. Mis ta seal ikka minna? Kõrgemal. Ma ei tea, ei ole harjunud selle kõrge kiirentsiga, vaata. Ma alati sõidan enda autoga niimoodi veits viltu, vaata. Peab aru saama, jah. No siin on kõva pinnas õnnes, siin ei ole nii väga madal. Siin kohe liiva seest lähme. Ei tunne isegi seda liiva. Pehmelt läheb, jah. Siin kohe hakkab. Tõmbab ketsiga ringi natuke või tõmbab? Ai, läi. Kets ikka liigub sinna. Rahulikult.
Okei, nii. Me leidsime midagi huvitavat, siin saad isegi manuaalselt, aga kuidagi nii naljakas süsteem, et... Aga paneme selle... Oota. Paneme selle ühe peale. Siin... Tahaks kuulda ka, kui midagi vastu läheb. Kas me võime edasi sõita või kuhu? Pigem vasakule, aga võid ka sinnapoole äkki minna. Või prooviks ringi keerata? No proovime ringi pöörata. Kuidas on siis? Äkki ma lähen väljasta? Filmin. Kuidas Kalle siin ümber pöörab? No mine. Nii. Kõige parem on muidu 0,6-ga selle filmida. Ma filmingi. Apsti. Saad välja ikka? Päris kõrge on küll, kurat. Apsti. Ossa. Niuke nagu vana inimese tunne oli praegu. Kalle. Ma lähen proovin. Davai. No nii, siin on ikka liivane siuke. Vaatame, kas nelikvedu saab ilusti hakkama. Sellega ei tohiks nagu probleem olla. Isegi ratast ei võta ringi. Ei, väga ilus auto on. Väga ilus auto on. Vaatame, kas saab hakkama kaldega. No. Ilma mingisuguseta probleemideta. Täiesti probleemitu. Täitsa pekkis. Täitsa nitseva masina. No nii. Siin on väheke liivasem. Opsti. Ilma mingisuguseta probleemideta. Ei saa aru ka. Jube ohtlik. No. Tule nüüd julgelt. See ei puuduta isegi põhja. Kuule, väga lõdvalt läks, jah? Ikka väga, vaata niuke küre. Pehmelt, ägedalt, kuidas tundus? Ei tunnudki. Äge. Väga vinge. Äge, siis on hästi. Ei, no ma vaatasin, et põhja oli ilusti kogu aeg näha. Ei ma panin off-roadi peal, et ta veits kõrgemalt igaks juht. No, jah, tõesti. Aga no lihtsalt vaata seda clearance'it juba. Ja. Tõuksega, See on ikka meeletu. Ikka päris kõrge. Väga hästi läheb. Kuule, siin on igasugused elajad. Peaksid minema tõmbama siit. Siit oli sinnapoole liita, siit saab ka veel off-roadida. Ei tea, kas tasub. Traktorid, kopad on kaugel. Länkar on siit. Länkar. See ei ole länkar, see on Volvo. Siin on natuke teine nelik ravna. No ei usu, et väga alla jääb. Praegu tundub küll, et väga leebe. No lähme proovime. Ma ei tea. Saad ise sõita? Ei. No tümiseb küll, jah? No ikkagi auto maksab ka. No natuke ikka. Selle eest võiks ikkagi saada ka mingit heli. Ikka. No ma räägin, ma isegi Femmiga tulen siia. Oksad üleval. Ära mine sealt, mine paremalt. Kui lähed, siis paremalt pigem. No jah, natuke suur auto. Ikka väga suur auto.
ja noh, me tulime ju ikkagi proovima. Jah, mitte okstesse ainult. Või läks tagasi pigem või? Nüüd juba hiljem. Ei no, midagi ei ole öelda, läheb hästi. Korralik kõrge nelikvedu. Liivases pole probleemi, vähemalt siukeses. Midagi hullu liiva siin ei ole, võta korra häält maha. Selles mõttes, et tavainimesele, noh, ikkagi tingimused on tavaliselt sellised. Hakkas ikka kõvasti karjuma, jah? Et sa... Äkki paneks sinnapoole äkki minema. Pöörame ümber või? Lähme ära või? Tagasi või? Kuhu saad minna? See nüüd on? Mida? Pehmelt ja viisakalt. No vaata. Jah? Kui sa vajutad, ta läheb kiiremini. Aga sa saad aeglasemalt teha seda. Jaa, väga. Sa kuuled. Aga ma arvan, et kas me ei saa sealt välja või? No võime vaadata. Ma arvan pigem sealt poolt, kust me tulime. Me tulime kuskilt sealt poolt. Hakkab juba ragisema see nelikvedu. Jaa. Nüüd oli ka mingi väljakutse. Otsis püsivust või äkki olid oksad või? Maa sees. Noh, liiva Paneme otse või? Või pigem mitte või? Pigem äkki mitte. Tundub siuke väga hüppeline. Ei no igal juhul vägev. Ma ei tea. Oi jah. Ei teagi, kuhu me siit jõuame, ega vist. Väga kaugele siit ei jõua. Kuule, siit vist ei tasu vist minna. Oksad on paremal ja vasakul, kuule ta. No on küll, jah. Ma näen ise ka seda, jah. No, iem. Ma arvan, siin peaks ringi keerama igaks. Ei, siit me enam ei lähe väga kauge. No jah, me peame siin ringi keerama. Kuni ise ka GPS-i pealt. Ilus meri. Meri, kurat. Männiku karjäär, kurat. Ai, kui vägev on siin sõita ikka. Aga ei, läheb hästi, jah. Ei ole probleemi. Võid seisma jääda poole kuradi mäe peal. Pole mingit probleemi. Auto läheb edasi. Jaa, kõik ümber ringi vaadeldab. Kapoti siis ei ole näe kahjuks. See on nii suur, et... See on ikka nii suur. Auto on tõesti väga suur. Seest on küll väga ruumikas. Noh, muidugi ei tea, kas 7 inimest ka siia reaalselt mugavalt istuma mahub. Arvatavasti tagarida on veits kitsam. Laste jaoks pigem. Aga... Ei no, ruumi on sa küll ju. Sinul oli ju ruumi istuda. See 7... Jaa, see 3. rida. No, jah. Väljast ei tundugi see auto nii suur olevat. Võrreldes Länkariga näiteks. No ja praegust hetkel on ta päris kõrge. See kuradigi ragi oli praegust. No ja ei olnud mingit probleemi. Ei, see ei ole. See ei tundu talle hetkel. No, ilmastikolud on väga head. Selles mõttes. Ilma gaasita läheb. No natuke ikka vaja juurde anda. Aga läheb ilusti. Liiva peal, koha peal. Näita, pane veel korra tagu kõik siis. Ei ole radu näha. No, ma arvan, et kui sa välja lähed, siis sa näed korralikku rööpaid. No, natuke sai siin kaevatud. Aga kinni ei jää. Kinni ei jää. Seal on veel seda läbipaistust veel kuradi maa ja ilm seal. Võimatu kinni jääda. See on ikka korralik masin. Selles mõttes tavainimese jaoks. Mõnus, pehme, äge, läbitav. Eks ju? Muidugi. No. Siinkohal ma arvan, et võime öelda, et vägev masin. Väga. Nii et oske.
ühesõnaga, meil oli siin kindlasti 55 kilti elektrit ja 130 kilti oli kütust. Ja see kütuse näit on 3 liitrit 100. No andke andeks. Ma ei tea. Midagi pole muutunud. Palju me läbi sõitnud oleme huvitav. Aga me oleme vist 30 kilti läbi sõitnud. Ei, 13,1. Oota. 13 kilti. Ja 3 liitrit 100 selle ajaga. No ebareaalsed numbrid. Vot nüüd tuleb. See on ikka ebareaalne. Sellega me lõpetame ikkagi ära. Aitab küll tänada.